Tänu kuuldeaparaadi kasutamisele muidugi on tunduvalt laienenud minu helide maailm, mida ma tajun. Isiklikult kasutan ma kuuldeaparaati juba peaaegu 30 aastat, alates algkoolist ja praeguse ajani välja. Aparaatist on kasu peaaegu igal pool, alates olmest ja lõpetades muidugi töö, kontserte, teatriga, linnulauluga. Kuldkalake lubas taadi soovid täita. Kuule veel. Kuldkalake lubas taadi soovid täita. Pane aparaat. Elasid Eit ja Taat. Elasid Eit ja Taat. Nad olid väga vaesed. Nad olid väga vaesed. Olid. Taat püüdis kuldkalakese kinni. Taat püüdsid kuldkalased. Taat püüdis. Vaegkuuljate sotsiaalse adaptatsiooni programm peab silmas seda, et kuulmispuuetega inimesed saaksid ennast lülitada ühiskonda täisväärtuslikult. Üldiselt meie vabariigis on see kaunis heal järjel, kuid siiski üksikutel juhtudel juhtub siiski, kus lapsed liiga hilja, just nagu lastel selgitakse välja see puue. Sellepärast peaks muidugi võib-olla rohkem tähelepanu, just pediaatrite tähelepanu suunama sellele küsimusele. Üldkoolis nürmiku kuulmispuudega lapse õppimine oleneb väga palju sellest, missugune on tema intellektuaalne tase ja missugune on tema kõnetase. Sest et kui me anname lastele aparaadid ja nad omandavad teatud tasemel kõne, sellisel juhul tuleb kõne alla selle lapse õpetamine üldkoolis. Ideaali tasemel oleks see suurepärane, kui me oleks sotsiaalselt selleks ette valmistatud. Sel juhul tõepoolest igal pool, kuhu see laps edasi läheb, on see siis kool või edaspidi juba kooli on ta lõpetanud, on täiskasvanu, läheb töökollektiivi ja seal arvestatakse tema defekti olemasolu, selle iseärasusi, suheldakse temaga vastavalt, siis loomulikult isiksuse arengule aitaks see väga tugevasti kaasa ja me võiksime saavutada täiesti normaalselt arenenud isiksust. Aga see on kõik ideaalis praegu. Praeguste määruste järgi vaegkuulja lapsi ei kuulu ka norm lasteaias nii-öelda kasvatamisele. Vaid see tähendab ikkagi seda, et kui me saame temale varakult kuuldeaparaadi, siis ta ka varakult läheb selle aparaadiga lasteaeda. Kui me neid tahame seda idealiseerima hakata, see ei tähenda mitte seda, et keerame uue lehekülje, vaid tasapisi hakkame ette valmistama ühiskondlikku arvamust, jõuda selle ilusa ideaalini. Kui palju see nüüd ühiskonnale rublades kasu toob, kuid kasu on siin ilmne. Hans Pögelmanni nimelise audioloogia laboratoorium loodi eesmärgil, et uurida
täpsemini kuulmisaparaadi sobivust vaegkuuljatel. Et välja töötada uusi tüüpe, on vaja teada kuulmisorgani ja kuuldeaparaadi omavahelisi seoseid. Sageli arvatakse, et kui kuuldeaparaat on asetatud kõrva, kuulmine normaliseerub. See aga ei ole nii. See nõuab väga tõsist suhtumist patsiendi poolt, korduvat kuulmisproteesimise kabineti külastamist ja pika adaptatsiooni kohanemise tulemusena inimene harjub kuuldeaparaadiga. Kuulmisteravus ja see kuulmise kvaliteet, mida me aparaadiga saame, oleneb väga suurel määral ka õigesti valitud otsikust. Otsik peab istuma hästi kuulmekäigus ja nimelt individuaalsete kõrvaotsikute küsimus. Ei ole meil lahendatud, no aga me loodame siiski, et lähemal ajal lahendatakse meil. Kõige suurem trauma, mis mul sellest kuulmisvaegusest tuli, oli see, et ma ei saanud arstiteadust õppida. See oli minu unistus, aga vähemalt tol ajal pidi arstil olema väga terav kuulmine. Kõigepealt ma tahaksin toonitada, et kuulmisvaegus ja ka kurtus ei ole mitte absoluutne pahe. Aga muidugi on tema inimesele raskeks traumaks, mida tuleb tahtejõuga ja tööga ületada. 1977. aasta suvel sai Hans Pögelmann nimeline elektrotehnikatehas rida kuuldeaparaate uurimaks nende tehnilist taset ning eesmärgiks oli välja töötada aparaadi võimendaja integraalskeemi baasil. Analüüsinud need aparaate tulime järeldusele, et meil on jõukohane mitte ainult integraalskeemi väljatöötamine, vaid terve aparaadi valmistamine. Mõistes probleemi aktuaalsust töötati välja ning valmistati 4 kuu jooksul esimesed NSV Liidus eksperimentaalset kõrvalestetagust tüüpi kuuldeaparaadid. Järgnenud meditsiinilised katsetused pälvisid kiitva hinnangu NSV Liidu tervishoiuministeeriumi poolt ning 1978. aastal alustati esimese kodumaise kõrvalestetagust tüüpi kuuldeaparaadi tootmise evitamist. Oleks mul see hea abimees olnud varem üliõpilaspäevil, siis oleksin suutnud ära teha murdepraktika. Mind jäeti sellest tööst kõrvale, et ma ei märgiks üles valesid häälikuid. Kui rääkida grammatikast, siis mõnigi kord oleneb käänte lõpp vältest. Välteid peab olema kuulnud. Usun, et iga inimene, olgu eriala inimene või lihtsalt inimene, peab selleks, et oma emakeelt hästi tundma, ka teda kuulma. Käesoleval ajal toodame 3 õhkjuhtivusega kuuldeaparaati. Neist elektroonika U1 ja U2 on ette nähtud kergete ja keskmiste kuulmiskahjustuste kompenseerimiseks. 3. aparaat elektroonika U03 on ette nähtud keskmiste ja raskete kuulmiskahjustuste kompenseerimiseks. On teada, et 4–6% maailma elanikkonnast kannatab kuulmiskahjustuste all. Neist vähemalt pooltel on võimalik kuulmist taastada kuuldeaparaatide abil. 85. aastaks nägid tootmisvõimsused ette lasta välja aparaate 500 000, kuid 1985. aasta tellimused NSV Liidu tervishoiuministeeriumi poolt olid ainult 172 000 aparaati. Üle kogu Nõukogude Liidu saabuvad meile palved kuuldeaparaatide saamiseks. Teatavasti tehasel pole õigust aparaate väljastada, kuna elanikkonda varustavad kohalikud medtehnika kauplused. Näete, mis viga on. Peab veel garantiiremont olema. Sama viga umbes.
vilistab ja see tellimine ei ole õige. See keeramine. No see võib olla sellest kontaktist ka. Et kontakt on must, siis ta... Kõrv hakkab vilistama ja ei saa tellida ka sealt. Me oleme oma töö siin niimoodi organiseerinud, kui inimene pöördub meie poole oma remonti vajava kuuldeaparaadiga, siis selle aparaadi saab ta tervena tagasi 25-30 minuti pärast. Halvem on lugu nende aparaatide remondiga, mis tulevad meile remondiks üle terve Nõukogude Liidu. Ja nende aparaatide remondi tähtajad tihtipeale ulatuvad meil kuni 1,5 kuuni. On olemas NSV Liidu ministrite nõukogu otsus juba 1979. aastast organiseerida kuuldeaparaatide remont meditsiinitehnika ettevõtetes. Meil on sõlmitud juba 130 lepingut, kahjuks paljud nendest on jäänud veel ainult paberile ja inimesed pöörduvad meie tehase aadressil. Ja pange tihedamalt kõrva. Veel tihedamalt. Eestis on teadaolevatel andmetel 40 000 kurti ja vaegkuuljat. Eesti kurtide ühing tegeleb umbes 2000 niisuguse inimesega ja vahendan neid, kes kasutavad individuaalseid kuuldeaparaate, mis peaks kaotama need erinevused inimeste vahel, mis on tingitud vaegkuulmisest ja nende vahede kaotamine ei tule kõne alla ilma tehniliste abinõudeta. Aga nagu öeldust nähtub, on probleem palju ulatuslikum ja kõige sellega Eesti Kurtide Ühing ei suuda tegeleda. Ametiühingutel on siin väga suured ülesanded, et kuulmiskahjustusega inimene välja tuua sotsiaalsest isolatsioonist ja integreerida või lülitada teda aktiivsesse ühiskondlikku ellu juba sõnalise kõne keskkonnas. Viidi läbi eksperimentaalse ja kliinilise meditsiini instituudis mõned aastad tagasi laialdane uurimine, kus kõrvuti meditsiiniliste aspektidega uuriti ka psühholoogilisi aspekte. Kurtide ja vaegkuuljate tahtelise tähelepanu ja mäluomaduste uurimisel selgus, et ei ole niivõrd kõrged, et nad oleksid kompensatsioonimehhanismideks. Sotsiaalpsühholoogilistest aspektidest tuleks rõhutada seda, et kurdid ja eriti vaegkuuljad isiksuse plaanis domineerib neurootilised tendentsid, eriti konfliktisituatsioonides ning väga tähtsaks nende elus nad hindasid edukuse ja edu kriteeriumid. Kuulmishäiretega inimesed on osaliselt ise, osaliselt ka kuuljate inimeste poolt tõrjutuna isoleerinud ennast suletud keskkonda. Vähe kasutavad kurdid olemasolevaid kultuuriväärtusi. Sellele viitab nende tagasihoidlik teatrikülastuste arv, suhteliselt madal lugemuse tase. Selleks, et midagi muuta, peab olema selge, milline on tegelik olukord. Tuleks alustada meist endist, tervetest inimestest, kuuljatest, meie suhtumistest ja hoiakutest ja nende muutmisest. See tähendab sisulisest muutmisest, mitte paljasõnalisest humaansuse rääkimisest. Selle probleemi lahendusel teiega kohtume siin esimest korda. Me oleme näinud paljud inimesi, keda on vaja abistada. Niisugune tsehh, kes sai ikka neid punase lippe ja me oleme ikka esikohal ja teisel kohal ja see oli kõik muidugi väga ilus, aga siis, kui me hakkasime tootma seda või lahendada sotsiaalset probleemi, sellest ajast ma seda esikohta pole rohkem näinud. Teist kohta ka mitte. Проблема формирования заявок происходит по обращаемости людей к врачам, а по-моему, правильно было бы, если бы охват населения производился на ранней стадии, выявлялся на ранней стадии тот контингент людей, которым действительно слуховые аппараты нужны.
Слуховой аппарат – это такой же точно очки, это такой же протез, который дает возможность человеку лучше ориентироваться в звуках окружающей среды. Oli üks väike poiss, tuli koos isaga. Ja ta üldse ei reageerinud selle meie jutus, ei võtnud üldse osa. Ilusti istus joonistas ja tal siis oli see U2 M1 aparaat ning proovisime, et lihtsalt aparaat on korras, aga poiss ei kuule ja kõik. Siis võtsime ja vaatasin audiogrammi ja proovime ühte mingides valida. Teate, järsku oli niisugune kisa, Isamaa kuuleb. See võttis nii läbi, teate, et tõesti oli kohe tunda, et me teeme väga vajalikku asja. Siis ma sain tõesti nii nagu aru, et asi, mida me teeme, on ikka midagi väärt ka. Aeg toob uued moed ja toob kaasa uued laulud, igal moel on oma lemmiklaps. Meenutame koos nüüd kõik ammu kuuldud laule, kui armastuse leidsid südant kaks. Soosista tasa mulle kõrva, soosista, et sul olen armas. Rõõmustab iga sinu sõna. Soosistad kõrva sa täna, soosista, et jääd mulle truuks sa. Soosista, et sa meelt ei muuda. Tasa sa soosista mul seda, et vaid mind sa armastad. Pilvedesse peitub poed, siis tähevalvur täheküllaid loed. Ta peagi need süüta, et valgem oleks öö. 33, 33, 33, 33. Hästi. Proovime aparaadiga. Kakskümmend viis, 16, 47, 18, 18, 32. 42. Kas te kuulete minu sosinat? Kas te kuulete mind? Kas te kuulete sosistamist?